Erki Altrov, ole hea, tule ja räägi siis Biolaani uuemaid uudiseid ja soovitusi. Aitäh, tere! Mina olen Erki Altrov ja olen Biolaani müügi ja turundusega tegelev inimene Eestis. Juba viimased aastakümned selle asjaga tegelen. Ja kuidas siis Biolaan puutub antud teemasse? Kui ennem oli siin eelkõnelejad ka juttu, et tore on, kui inimesed ise on suutelised endale kuivkäimlat teha, aga et ikkagi mingisuguseid riiklikeid hankeid teha, et neid massiliselt müüa, turustada ja inimestel neid oleks võimalik soetada. Selleks on vaja tööstuslikke kuivkäimlaid. Ja Biolaan on tööstuslike kuivkäimlate tootja. No ka, Biolaani enda amploa on muidugi palju laiem, et meil on kasvualuste tootmise tehased, orgaaniliste väetiste tootmiste üksused ja siis on niinimetatud keskkonnatoodete tootmine, kus siis toodetakse kompostreid, kuivkäimlaid ja veepuhastussüsteemi, mis on just mõeldud majapidamiste, suvilate, maamajade, eramajade jaoks. Ja võib-olla Eestis on Biolaan rohkem tuntud meie kasvualuste poolest, sest meil on Eestis 2 kasvualuste tehast, Lavassaares ja Puhjas, kus siis valmistatakse kõikvõimalikke mulla- ja turbatooteid. Soomes on ka samamoodi kasvualuse tehas, on olemas orgaaniliste väetiste tehas, kus tehakse kanasõnnikust, hobusesõnnikust ja looduslikest toitainetest väetisi ja on ka meie plastikutehas, kus siis valmistatakse Biolaani kompostreid ja ka kuivkäimlaid. No, kõigepealt on firma hakanud peale orgaaniliste väetiste tegemisega. Sealt edasi on kunagi mindud ka kasvualuste poolele ja siin 30 aastat tagasi on avastatud ka komposteerimise teema. Ja läbi selle nii-öelda komposteerimise on jõutud ka kompostkäimla ja hiljem kuivkäimlate valmistamisele, sest meie üks põhimõtteliselt pikamaealisi ja väga populaarseid tooteid on kiirkomposter, mis on just köögi ja toidu jäätmete komposteerimiseks mõeldud, siis tekkis meie tehase rahval idee, et proovida, kui selle pealmise luugi asendada prilllauaga ja et mis juhtub, kui teda kasutada käimlana. Ja kuna see eksperiment osutus edukaks ja sealt saadi valmis kompost samamoodi nagu toidujäätmete komposteerimisel, siis hakati pärast mõningaid muidugi tööstuslikke ümberkohandusi seda mudelit tootma ja seda mudelit väikeste täiendustega toodetakse siiani ja mis on Biolaani kompostkäimla. Hiljem on lisandunud kõikvõimalikku teisi mudeleid. Siin on, mis ei ole kõik 100% komposteerivad, et mõned on ka, mis valmistavad nii-öelda eelkomposti ja mis tuleb pärast, mille sisu tuleb pärast siis panna kas kompostrisse edasi komposteerima, komposteeruma. Vabandust. Et Biolaani need kompostkäimlad on eelkõige kasutusel ikkagi maakodudes, suvekodudes inimestel, aga nüüd
viimastel aastatel on väga paljud ka muidugi näiteks ka RMA matkaradadele tellitud meie suuremaid mudeleid, selliseid, mis on mõeldud, mis on vahetatava paagiga ja mida saab nii-öelda kergelt puhastada, selliseid kompostkäimlaid. Ka matkaradade juurde samamoodi on turismiettevõtted, turismitalud muretsenud selliseid käimlaid endale. Ja mis nüüd nägin ma ka siin ka ühe eelkõneleja Päästeametis slaidide hulgas, oli ka näha Tartu näidisvarje kohas oli kasutusel meie Biolani valmistatud kuivkäimla. Meie kuivkäimla näidis on ka samamoodi siin ukse taga, seal saate sellega tutvuda siin kohvi või veepausi vahepeal ja loomulikult on meie internetileheküljel nähtavad kõik meie tooted. Aga jah, nii palju veel lisaks sellest, et kui siin oli juttu, et kuidas, mida panna loputuskasti, et kas taaskasutatud vett või midagi muud, siis meie paneme loputuskasti spetsiaalsed sidusainet, mis on valmistatud turbast ja puidujäätmetest, mis siis aitab komposteerimisprotsessi kiirendada ja mis võtab ära ebameeldiva lõhna. Ja see on meie lahendus, et see muutub ka lõpuks osaks kompostist ja osaks nii-öelda loodusest. Tänapäeva muidugi maailmas on see, et seda kuivkäimla komposti võib-olla ei ole soovitav otse porgandimaale panna, sest meil on väga palju inimesed tarvitavad erinevaid ravimeid ja ei ole lõpuni välja uuritud, mis toimub nendega komposteerimise käigus. Aga seda komposti võib väga edukalt kasutada ilupuude, ilupõõsaste all. Oma suvilahaias igal juhul kasutan seda sireliheki väetamisel ja on väga võimas, õitseb ilusasti. Ja siin see ukse taga väljas näetegi praegu ühte meie kõige uuemat mudelit Simple Plus, mis on suhteliselt kompaktne ja kergesti paigaldatav ilma ühtegi tööriista vajavat Lego moodi kokku minev kuivkäimla Simple Plus ja mis oli minu arust, kui ma nüüd õieti nägin selle pildil ka praegu kasutuses, see Tartu varjendis. Nii et suur tänu teile kuulamast ja tere tulemast kasutamaks meie tooteid.